Tere päevast, superstaarid. Minult on korduvalt küsitud umbes sellist asja, et me saame aru, et kogu süsteem on hävingus, aga mis on lahendus? Ja ma mõtlen selle lahenduse peale peaaegu iga päev. See on asi, mis minu peas ketrab kogu aeg. Ning põhimõtteliselt me räägime kahest täiesti erinevast asjast. Üks on see, et ja see on esimene on see lihtsam osa, ma ütlen lihtsama asja esimesena ära. Esimene asi on see, et inimesed saaksid aru, milline võiks olla lahendus. Lahenduse all pean siis silmas seda, et meil ei ole neid parteisi seal, ei ole neid bürokraate. Vaata, hetkel niimoodi enamus need partei liikmed istuvad seal elu lõpuni. Seal on mingid vennad, kes on reaalselt olnud 20 aastat nendel positsioonidel. Teiseks, nendel inimestel ei ole mitte mingit vastutust sellega, millega nad seal tegelevad. Ja nad saavad Eesti mõttes päris head palka. Nüüd, juba aastaid tagasi ütles üks mu sõber, kes on multimiljonär, ütles, et mitte ükski tõsiselt võetav ja tõsiselt intelligentne ärimees ei taha minna nende lollide keskele 5000 eurose kuupalga eest oma aega raiskama. Mis see tähendab seda, et see parteisüsteem ei toimi. Nagu ma varasemalt rääkinud, parteisüsteem, ehk siis need sektid on üles ehitatud niimoodi, et neile on mõttekas hääletada enda sekti kõige rumalama inimese poolt kui teise sekti kõige geniaalsema tüübi poolt. Ehk siis täna me oleme olukorras, kus need on, seal on bürokraadid koos, neil puudub vastutus, neil puuduvad visioonid ja nad hääletavad sekti nimel ja nad saavad seal väga head palka ja hoiavad 10 küünega kohast kinni. Tuleks luua uus süsteem. Vahet ei ole, mis nimega seda nimetada. On ta mõttekoda, valitsus või see pole oluline. See keha, kuidas ta toimib. See on niimoodi, et need inimesed, kes seal on, toome näiteks 100 inimest, eks et lihtne aru saada, aga me ei tea, kui palju. Me selle mõtleme välja. Oletame, et seal on 100 inimest. Need 100 inimest saavad riigi keskmist palka. Nende tööga kaasneb vastutus. Ja neil on selline asi, et sinna orgaaniliselt kogunevad 100 kõige helgemat inimest. Kõige helgemat pead. Mitte 100 seda venda, kes tegi kõige parema reklaamikampaania või on kuidagi erakonnas nimekirjas esikohal. See ei käi niimoodi, vaid sinna reaalselt tulevad, kogunevad orgaaniliselt kokku 100 kõige helgemat pead. Ja nagu ma ütlesin, selle kohaga ei kaasne kõrget palka, vaid nad saavad riigi keskmist palka, mis tähendab, et kui nemad teevad head tööd ja rahva läheb hästi, siis läheb neil ka hästi. Mitte nii, et siin Eestis 7 inimest 10 elavad peos suhu ja need saadikud seal sisuliselt tõstavad palka. Et nii see ei käi, vaid nad saavad riigi keskmist palka. Ning ma toonitan, et see ei ole kommunism, sellepärast, et kui sa ei taha seal olla, sa võid minna alati erasektorisse. See võimalus on sul olemas. Ja vaata, kui sinna tekib olukord, et sinna koonduvad ainult kõige helgemad pead, kellest mitte keegi ei ole motiveeritud rahast, vaid nad on motiveeritud visioonist ja nende elluviimisest, siis hakkab ka midagi muutuma. Sest hetkel on niimoodi, kui sa vaatad, mõtle loogiliselt, mingid vennad on seal istunud aastakümneid. Terve Eesti, mitte terve Eesti, ütleme 75% eestlastest on käinud valimas. Viimased aastakümned käiakse kogu aeg valimas. Majandus on täiesti perses, aga kellegile vastutus, kes see vastutab selle eest? Lihtsalt, tõstame makse kogu aeg, eks ju. See asi on täiesti lamp. Ehk siis vaja luua uus süsteem. Ja seal on niimoodi nüüd oluline asi selle uue süsteemi juures oleks niimoodi, et kui mõni nendest tegelastest tunneb, et näiteks ma hetkel ei ole kõige pädevam vend siin selle 100 inimese hulgas, siis temal on isiklik initsiatiiv astuda sealt kõrvale ja välja vahetada, panna keegi teine asemele, sest et kui seal on temast nutikam tegelane, siis see tuleb talle kasuks, sest et kollektiivselt majandus tõuseb või saad aru, eks ju, heaolu ühiskond läheb paremaks, kui seal juhivad reaalselt head tüübid. Hetkel on nii, et sõltumata sellest, kui tark või rumal see vend seal on, kui ta on kuidagi nagu sooja koha kätte saanud, siis ta hoiab 10 küünega sealt kinni ja ta on nõus valima, hääletama täielikult ja piiliku poolt. Nii, see on nüüd see esimene osa, see on see lihtsam osa. Lihtsam osa on koonduda kokku mingisugused pead, luua mõttekoda ja disainida välja, kuidas uus süsteem toimib. See on see lihtne osa. Nüüd keerulisem osa, mida ma ei ole aru saanud, kuidas tuleks teha, on see, et me seisame vastu kõikide nende sektiklubidega, me seisame vastu kogu peavoolumeediaga ja me seisame vastu kõigi sektiklubi valijatega ka. Sest kui see sõnum, mida ma hetkel kirjeldan, peaks kuidagi minema nagu vairaliks, siis need sektiklubid ei ole huvitatud, et see läheks vairaliks. Nad ei ole huvitatud, et see uus süsteem luua,
sellepärast, et tänased sektiklubi liikmed vaevalt, et keegi selle 100 helgema pea hulka sobiks. Ma arvan, et erandina, et Varro Vooglaid sobib. Nendest teistes ma ei ole sugugi kindel. Enamus need kuulsad nimed kindlasti ei sobi. Kui sinna mõni sobib, siis on mõni siuke vend, keda ma lihtsalt nimepidi ei teagi. See on minu isiklik arvamus. Ehk siis, kuidas nagu see uus süsteem ellu tuua olukorras, kus sisuliselt 75% elanikkonnast ei ole selleks valmis või nad ei ole sellest huvitatud ja kogu peavoolumeedia ja kõik need sektiklubid ja kõik ülejäänud vastutavad isikud on kindlasti sellele vastu, sest et nemad enamus on terve elu ainult sektis olnud ja nad ei olegi erasektoris mitte kunagi töötanud. See on ka üks asi. Selleks, et sinna nende targemate tüüpide hulka pääseda ja seda juhtima, sul peab olema kogemus erasektoris. Sul peab olema kogemus selle üle, et sina vastutad, kuidas palgad saavad makstud. Kõik sellised elementaarsed asjad, millega need bürokraadid pole mitte kunagi kokku puutunud. Ehk siis lihtsam osa on disain, palju suurem osa on, kuidas see sõnum viia massidesse ja hakata seda rakendama. Peace.